ikka on tore koju tulla, kui tuli põleb. Asjad ära. Lahti on mul siin. Tere hommikust. Ma ei tea, kas mind siit üldse näha on, aga järve peal ma olen ja suti jahe on, et tuleb tõmmata midagi jala otsa, sellepärast, et kui juba külm hakkab, siis on natuke hilja. Siis on juba raskem sooja sisse saada. Pigem varakult midagi jala otsa tõmmata ja kindlad kätte, et võimalusel. Täna siis jälle Kodujärvel. Mida ma siit püüdma hakkan, aga ma ei teagi täpselt, ma ei ole otsustanud. Mul on kaasas nii haugi kui ahven asjad. Kell on praegu mingi 6-7 hommikul. Aega on mul täna täpselt kella 12-ni. Siis peaksin olema sadamas asjad kokku ja siis on väiksed perekondlikud kohustused. Mõnus vaikne on ainult, et maantee müra kostub siia ära, et tuleb natuke kaugemale sõita, siis on mõnusam. Aga ma otsin kindlad ka välja. Nagu näete, siis ülimõnus on ikkagi panna omale laegastesse valgustus just selleks puhuks, kui sügisel ja varakevadel on pime. Väga mõnus on siin majandada. Näed vähemalt, mis teed. Ikka kahka lahti igaks juhuks ikka ja kunagi ei tea, äkki võib kala saada.
see on siin üks korraliku vorst ekraani peal. Aga ta on paadile liiga lähedal juba, et see on halb. No nii, ma olen solgutanud siin paar tundi haugi taga ajada, aga ei õnnestu täna jälle, aga vaatan, et kell on veel varajane ja sellised mõnusad söödaparved on kogunenud, et ma proovin lihtsalt nüüd söödaparve alt tsiigiga püüda. Ja vaade on üsna kena juba. Aga proovin tavalise tsiigiga ja kui nagu kala tuleb, siis proovin ka seda nii-öelda pikalipsu tehnikat, millest palju on räägitud praegu ja kirjutatud peale seda MM-i. Aga vahetan aku ära. No nii. Päikese suunas peaks püüdma praegu. Vaatan, mis näitab. Erinevaid lante ja värve aga ei viitsi seda pikka lipsu siduma hakata praegu. Näpud on suht külmad. Mõtlesin, et lähen sõidan ringi mujale piirkondadesse. Et äkki seal on rohkem õnne. See kala oli küll lennu peal väljas.
vägev armand on seal külje peal. Mõtlesin küll, et tulen hommikul hästi vara, aga kala hakkab siin alles peale 8 liigutama ennast, et proovisin küll pimedas mingite helendavate ja sirpsabadega ja pikkadega, aga ei midagi. Vahtisid ainult ja korraks keeras ja oligi kõik. Aga ega mul pimedas püügiga väga kogemust ei ole ka. Laedalt pinnast tuleb selja uim püsti. Noh, ma ei hakka teda mõõtma, no hea küll. Samasugune, mingisugune 70 karlumps. Noh, praegu võib öelda, et ega see augi kätte saamine nagu lihtsamaks väga ei ole muutunud, aga suuri kalu on väga vähe näha. Väga vähe ja need, kes on, need on nii kavalad, et heal juhul ainult pööravad landi poole.
oi, ma tillitasin seda kala. Igasugu erinevate lantidega. Millega ma selle kala sain? Lihtsalt selline enda tehtud karvani junn ümber sampuse pudelikorgi ja see kummikas tagasi. Kala on täitsa vinks-vonks. $80 midagi peale natuke. Kiire pildi ka. Ja läheb tagasi. Nice. See tähendab seda, et tasub katsetada igasuguseid asju. Et ei ole vaja olla kinni oma mingid poeasjades ja ühtedes samades asjades. Ja tegelikult ma olen ise samasugune. Ma püüan suht ühtede samade asjadega kogu aeg. Aga täna tasus katsetamine ära. Ja mul on väike mõte, et ma hakkan neid nagu veel tegema erinevaid. See on nagu puhta robust selline. Leidsin mingi jänesekarva tutikese, panin ümber sampuse pudelikorgi. Siia lihtsalt see kala taha, väike kolmik. Ja sain kala. Ma proovin kuidagi, võtan kaamera ära. Ma proovin näidata, et miks siit näha on, aga vees on ta tegelikult suht äge isegi. Et see tutt seal mängib ja kala mängib taga, neid saab vahetada. Et täna niimoodi siis kokku sain 3 kala. Nüüd on kell juba palju. Vaja ruttu minema hakata. Igatahes nüüd panen asjad kokku ja punuma selleks korraks kõik jälle. Kohtume vee peal.